Linda, teisipäeva kõikidele jalgpallihuvilistele. Täna toome otsepildis teieni MM valikturniiri kohtumise, kus vastamisi lähevad omavahel Bosnia-Hertsegoviina ja Eesti naiskonnad. Ja tõsi, on tegu siis MM valikturniiri konkreetses alagrupis esimese vastasseisuga. Varem on need naiskonnad omavahel kahel korral kohtunud, kus peale on jäänud tänased võõrustajad, aga see oli juba nii ammu aega tagasi ja need tulemused täna ei maksa mitte midagi. Ja näeme siin ka siis juba võõrustaja naiskonna koosseise ja tänase ülekande toovad siis teieni mina, Magnus Rosen ja kaaslane mul sellel teekonnal Maarja Soolep. Tere ka minu poolt, kena teisipäeva pärastlõunat kõigile. Põnev on tõdeda, et naiste jalgpallihooaeg hakkab jälle pihta. Ja seda siis kohe MM valikmänguga. Jah, nagu telepilt näitab, sealmaal tundub, et neid soojakraade on vähe rohkem. Kindlasti parem siis seal seda jalgpallimängu mängida ja näeme siin meie naiskonna kaptenit Siret Räämet ka, nii et siinkohal võib-olla võimegi siis alustada nende koosseisude ette lugemisega. Maarja toetab mind siis Bosnia-Hertsegoviina lannade põnevate nimedega ja minu kanda jääb siis Eesti naiskonna mängijate ülevaade teile. Ja alustamegi siis võõrustajatest. Ma võib-olla ei hakka ette vabandama siin nende nimede häälduse pärast, sest ma ei usu, et keegi Bosniast meid jälgimas on. Aga on nad siis koosseisus väravas number 1 Somea Pološen, kaitseliinis mängija number 2 Sena Šabanagić, number 6 Melissa Hasanbegović, number 4 Gloria Slišković, number 17 Nina Brnić, poolkaitses mängija number 8 Maria Aleksić, number 5 Marijana Milinković, number 19 Una Rankić ja eespool ründeliinis siis mängijad number 7 Sofia Krajšumović, number 9 Milena Nikolić ja number 10 Miina Ekić. Suurepärane. Ja siis Eesti naiskond väravas number 12 Katariina Elisabeth Käpa. Kaitseliinis number 2 Kristiina Tullus, number 3 naiskonna kapten Siret Räämet, number 16 Kelly Rosen ja poolkaitseliinis number 17 Mari-Liis Lillemäe, number 21 Loviise Männiste, number 8 Helina Tarkmeel, number 9 Katrin Kirpu ja ees number 7 Karola Purgats, number 6 Katriin Saulus ja number 11 Anette Salei. Nii, koosseisud ette loetud, pall mängus, läksime. Nii, Maarja, mida me siis sellest tänasest mängust siit oodata võiksime? No mida me kindlasti loodame ja mida me kindlasti tahame, on punkte. Esiteks, kas siis 3 või 1 vähemalt, aga no tuleb tunnistada, et vähemalt paberi peal Bosnia-Hertsegoviina siis selles alagrupis kindlasti kõige tugevam koondis olema peaks. Ehk siis mäng tuleb tõenäoliselt väga raske. Kindlasti on mängijatel teeb asja natukene keerulisemaks ka nüüd see, et on vaja harjuda muruväljakuga, millega praeguseks paljud mängijad harjunud ei ole. Jah, ütleme, et see on see võlu ja valu, millega me siin Eestis jalgpalli mängides kokku puutume, aga siit nüüd selle jutu lõpetuseks teeme korra pausi ja vaatame, et siin juba Bosnia-lannadel ongi mängu teisel minutil kasutada esimene standardolukord nurgalöögi näol, nii et jah, nüüd kindlasti, et kaitses oma mängijaga lõpuni näha on siin liikumine tehti tagumisse tsooni ja seal hästi saime selle olukorra klaaritud, aga ei päästa see meid sellest, et tuleb teine nurgalöök kohe järgi, nii et Bosnialannad kindlasti on tulnud selles mõttes
tummise hooga siia peale ja nende mänguplaanis kindlasti on kirjas, et soovitakse võimalikult kiiresti siin värav ära lüüa ja teatud pinge sellest mängust maha võtta, aga näeme siit teine nurgalöök ka keskmisse tsooni ja seal hästi, kas see oli Räämet see, kes selle olukorra ja nüüd Käpale ka selline heas mõttes rutiinne kindel püüdmine, nii et jah, esimese 2 minutiga siin 2 nurgalööki, aga nüüd meil on võimalus kohe ise üleminekusse minna. Ja näha oli, et Käpa otsis kiirelt seda võimalust palli ettepoole mängida, sest et Bosnia oli ka pigem meie väljaku poolel ja nagu peatreener ka enne mängu mainis, siis võiks olla see võtmekoht sellised poolkiired vasturünnakud. Ja just igati nõus sinuga ja nägime seda, et tegelikult see momentum oli, aga siin nüüd bosnialanadest number 7 saab nagu tulla läbi nagu sulavõi, et siin ei saanud keegi nii-öelda meie omades seal vastu ja näha on, et selline jõulisus on siin bosnialannade poolt olemas ja saame siit number 4 nüüd nende poolt Gloria Slišković, kes igapäevaselt siis Saksamaal oma vutiharidust taga ajab, veategija. Ja nüüd juba pall meie käes, nii et Räämet ja Tullus omavahel kombineerimas. Nii Tulluse üle ka teatud mõttes nagu hea meel, et on mitmeid vigastusi pidanud üle tegema, läbi tegema, aga rõõm teda platsil näha ja sellist nii-öelda võitleja mentaliteeti annab ta sinna kaitseliini kindlasti oma olekuga juurde. Me näeme siin, on tõesti bosnialannad tugeva surve siia ikkagi peale pannud aga ütleme seni meie poolt olukord just kui vähemalt pealt näha siit enam-vähem kontrolli all. Ja praegu oleme nagu hakkama saanud nende pallidega, mis sinna kasti tulevad, aga natukene palju on neid juba selle kohta, et ainult 4 minutit mängitud on. Aga näha on, et Bosnia tunneb ennast mugavalt koduseinte vahel mängides. Siit tuleks nüüd paremini see pall klaarida ja saavadki vastased löögile. Aga õnneks lendab üle väravase. Siin Rosen tahtis sööduga kohe leida, näeme siin telepildis vastasnaiskonna siis peatreenerit ka, nii et Selver Hodžić. Nii, Käpa palliga näeme, kas pigem lühikesega tõenäoliselt on see ka kuskil skripti nagu kokku lepitud, et vähemalt hetkel nüüd 2 korda ei ole me lühikesega alustanud ja tõenäoliselt see, kas ta on nüüd just ettevaatusabinõu, pigem on ta selline taktikaline käik ja lüke, et leida seal ääretsoonides need taskud üles, nii et aga selline territoriaalne nii-öelda palli valdamine, pigem toimub see mäng siin esimestel minutitel nii-öelda meie väljaku poolel, aga nii nagu sa Maarja ka välja tõid, et see ongi võib-olla ka taktikaliselt see, mida me tahame leida oma võimalusi palli võitmisel ja siis kiiretesse üleminekutesse lülitudes. No jah, teada on, et Bosnia pigem tahab seda palli hoida ja võimalusi tekitada, et me omalt poolt neile seda ruumi selleks anda ei taha. Nüüd üritab siin Männiste üksinda läbi minna, aga esimesele vastasele tegi nii-öelda hästi ja vahvasti ära, et aga kuidagi nii Purgats on nüüd mõttes natukene rahustab seda. Siin ja näha on, et Bosnia kohe agressiivselt peale tuleb tegelikult, ega ei taheta lasta seal. Päris julgelt siin oma 16 kasti lähedal kombineerime. Ütleme, edu see hetkel ta pikas plaanis ei toonud, aga eks see ongi kindlasti nii, nagu sa välja tõid, ma arvan, mingit rolli. See muruväljak ka mängib natukene nii-öelda harjumist kindlasti vajab ja oluline ongi siin, ütleme, selline mängu alguse 10-15 minutit sinna rütmi sisse saada ja usutavasti edasi läheb juba nii-öelda see mängupilt ka meie poolt vaadates natukene rõõmsamaks.
standard olukord bosnialannadel kasutada, päris hea kross tuleb sinna päris hästi. No, siin võime nüüd natukene õnne tänada, et vastaste number 5 Maria Ana Milinkovic, kes siis igapäevaselt Itaalias Interis mängib väga gabariitidelt võimsa naisterahvaga tegu on ja ega ütleme tõesti siit kordusest vaadates ka, kui see sinna posti kõrval oleks läinud, ega seal oli käpa ka sellest olukorra suhtes juba võimetu, nii et nii ja nüüd siis alustame lühikesega Räämetile. Räämet paremale äärele Rosen ja Rosen siis sealt viidi edasi. Nii seal jäi, ütleme sükke 4-5 söötu saime ja nüüd on pall nagu bosnialannade käes tagasi. Ja näha on, et ka individuaalselt tehniliste mängijatega tegu on, et pall siin päris hästi jala juures püsis ja kannatlikult nüüd otsitakse läbi äärte vahetuste siis ka seda momentumit ja kuigi praeguse mängupildi põhjal julgen väita, et tegelikult ka päris kiiresti otsitakse neid krosse sinna kasti, et sellist liini taha läbisöötmise mustrit vähemalt hetkel ei ole täheldanud, et aga jah, kui sul on ütleme selline Milinkovitši moodi mängija seal enda tegutsemas, siis ilmselt oleks patt mitte seda võimu seal ära kasutada. Ja neil tegelikult tipuründes ju naiskonna kapten Milena Nikolic ka selline pikakasvuline pigem on ja võib-olla kui põgusalt rääkidagi sellistest võtmemängijatest Bosnia poolelt, siis seesama 9 Nikolic, kes on siis kõige suurem väravakütt Bosnial ja kindlasti ka number 7, keda me oleme paar korda juba näinud, et Sofia Krajšumovic, väga tehniline, väga kiire tundub ja tõenäoliselt ta siin paremas ääres meile palju pahandust tekitab. Ja samamoodi, nagu sa juba mainisid, siis ka number 5 Maria Ana Milinkovic, kes on päris võimsa ehitusega seal ja kastis tõenäoliselt peab teda hoolikalt jälgima. Ja näeme, et standard olukordade puhul just need 9 ja 5 on mängijad, keda siis ikkagi väga julgelt otsitakse, nii et jah, ütleme meil on Siret Räämet kaitses vastu panna, meil on Kristiina Tullus ja Kelly Rosen ja selles mõttes ega Eesti naised on ka sitked naised, nii et midagi lihtsalt seal kastis kindlasti meie omad bosnialannadele ei anna. Näeme selle muru jalgpalli kerget võlu ka, võib-olla siin minu maitse järgi natukene kerge vile, kerge kukkumine, aga no natukene ütleme, et selga see lüke võib-olla tuli liiga palju, et oleks see õlg õla vastu praegu olnud, siis poleks küsimustki, eks ju, aga jah, kohtunik pigem fikseeris siit vea ära. Nii ja saame siis taaskord siin kasti kaitsmist harjutada, seekord mängitakse lühidalt lahti ja meie õnneks mängitakse see nõnda lühidalt lahti, et pall tuleb Eestile ja Käpa saab siis väravast alustada. Näeme, kas järjekordselt ilmselt ikkagi lühikesega proovitakse. Räämet paneb ise siia taskusse, sel korral ei õnnestunud. Ja mõte oli iseenesest hea, ruumi seal oli, Lillemäe pigem oli üksinda ja tõenäoliselt seda Bosnia pressi niimoodi loeti, aga jah, lihtsalt natuke ebaõnnestus see tsenderlus. Jah, eks ütleme, et kogu ütleme sellist skripti, mis see mänguplaan siin nüüd jah, selles mõttes vile natukene hilja tuli, aga siit
ütleme, et igati õigustatud vile, seal jalg käis ikkagi võrdlemisi kõrgel ära, seal Rosen julgelt peaga sinna palli võitma läks. Ütleme, et Roseni kasuks mängis natuke ka see, et ta kõvasti lühem sellest mängijast oli. Tõsi. Aga jah, ei, pigem nõus, et see oli ohtlik mäng. Aga oma nii-öelda siis, ma ei tea, parameetrid tulebki teha oma tugevusteks. Nii, no absoluutselt. Ja nüüd Käpalt päris hea pall siin oli, kas Saulusel oli siin, oli variant seda palli. Hästi hea ääravahetus nüüd siit ka. Saab Kirpu sealt natukene jooksu. Ja, aga mida me näeme on ikkagi see, et bosnialannad on ikka väga kiiresti tulevad külge, et sellist ütleme, ruumi seal koos palliga liikuda 1.5 meetrit naljat ei anta, et jah, eks siis tõenäoliselt tulebki leida natukene selline sirgjoonelisem mäng üles endale, et tõesti väga kaua sa ei saa palliga jääda sinna midagi välja mõtlema. Jah, ma usun, et kindlasti meil siin momente tekib. Et küsimus on selles, et kas nad tekivad nüüd kohe ja praegu või tekivad nad nii-öelda mõne aja pärast, et aga hetkel ütleme, oleme ka meie mõlemad rohkem korrad jõudnud siia bosnialannade väljaku poole ja et siin palliga siin Rosen hästi tõuseb, saame sealt palli kasti ka, saame sinna kasti, nüüd on võimalus, sai tark meil, kas natukene jäi kõhklema, ei julgenud sinna nii-öelda hurraaga sisse lennata, aga ütleme, et saime nüüd bosnialannadel pulsi ka natukene kõrgemaks ja ärevamaks, nii et nõnda nagu ütlesin, et mängu selline esimesed 10-15 minutit tuleb heas mõttes vastu pidada, ära kannatada ja nüüd vähemalt siit tundub, et oleme rohkem mängus sees ja Lillemäe hästi oli noolimas seda, nii et jah, Lillemäe ka kindlasti üks võtmemängijaid või võtmerollis olevaid mängijaid tänases mängus võiks olla, et tema kiirus ja tehnika siin ääre peal on ka üks elemente, mis kindlasti bosnialannadele peavalu võiks valmistada ja näeme siin meeskonna peatreenerit Aleksandr Sevaldajevat ka omadele aplodeerimas ja kaasa elamas ja nii nagu ta mängueelses intervjuus välja tõi, ehk siis duellide võitlus on see, mis saab määravaks ja siin see hästi pääseb läbi, aga Käpalt super tõrje siin mainitud Sofia Krasjumovic. No jah, oli näha nüüd seda kiirust ka siin, et väga kiirelt tõi alt enda väljaku poolelt selle palli juba meie kasti ja läks ise löögile, et väga hästi siin Käpa, olles ise ka elus ühe väravahtide treeningu läbi viinud, saan tõdeda, et mis ta tegi õigesti, et seisis lõpuni, ei vajunud ära ja ütleme sealt see tõrje nüüd ja pall sinna mis see tsooni ja kes saime vähemalt nurgalöökidest ei ole nüüd küll, oli see juba 3. nurgalöök, mis bosnialannadel siin esimesel poolel 15 minuti möödudes kasutada on olnud, aga vähemalt sealt ei ole küll ühtegi sellist ohtu tekkinud ja saame siit Audi endale ja natuke seda bosnialannade mängu entukat maha ka võtta. Seal Roseni poolt kerge siis määruste rikkumine. Kohtuniku poolt ka siis loetakse sõnad peale. Tänane kohtunike brigaad on kõik Norramaalt tulnud, vaatame siit selle standardolukorra ära ja siis korrektsuse huvides need nimed ka kõikidele statistikahuvilistele välja toome. Siin
Uuna Rankic, jah, siit kuuleme Kevin Grünwaldi ka taustalt juhiseid andmas, et tagumises tsoonis valmis olla. Ja otsiti seal seda juba mitmeid kordi mainitud Milinkovitši. Tõesti näeme, et kui siin näiteks Salei või Rosen nagu kõrvale seisavad, siis jah, on seal see pikkuse vahe ikkagi silmnähtavalt tugev ja nüüd järjekorras neljas nurgalöök Emina Ekic seda siis andmas ja ütleme siis meie õnneks värava raamide peale see läheb ja Käpa saab siis järjekordselt palli mängu panna. Ja nagu lubasin, siis kohtunikud Norrast, peakohtunik Karoliine Maria Jensen, abikohtunik Liine-Katriine Nüümann ja Helle Reiten ja neljas kohtunik Maren Hattevet. Ja nad teevad bosnialannad kiiresti, viivad nii-öelda palli üles ja otsivad kohe kasti seda krossi, aga seal Käpa oli olukorra siis perenaine ja nii. Ja nüüd järjekordne nurgalöök siit tuleb. Eks seal ega sellist olukorda kohtunikul ka. Ja siiski out, jah. Saame oli. Out sobib hästi siit. Ja nüüd tuleb natuke väljapoole suruda Bosniat, aga kohe kiirelt tuleb see pall jälle meie kasti lähedusse, et Tulluse poolt ka siit hea spaage ja võitlus ja näeme, et see on see, millega täna nii-öelda peame kindlasti rohkem kokku puutuma, juba varasemalt mainitud selliste duellide. Ja ei anna sealt peakohtunik meie kasuks seda viga siit, võib-olla on natuke sellised eestimeelsed prillid peas, aga see peale astumine praegu, Jah, tegelikult väga hästi Mari-Liis sai oma keha sinna vahele ka ja lihtsalt rammis läbi tema see Bosnia mängija. Järjekordne pall ja sealt pall on nüüd ei kuskile kellegi maal, sealt on väga raske. Rosen sealt värava peaaegu joone pealt siis klaaris selle natuke ärev hetk oli just nagu siuke hokis, et tehti siuke mask ja sinna väravahi ette, et Käpal oleks väga raske olnud sealt midagi tõrjuda, nii et aga ütleme lõpp hea, kõik hea vähemalt hetkel meie jaoks. Hetkel küll jah, aga tegelikkuses sellised klaarimised võivad saatuslikuks saada, et see pall tuleb ikka välja virutada oma kastist jõuga, et niimoodi jätta seda seal kastis vastasele või kasti peale, et liiga palju selliseid kingitusi teha ei saa. Ja igati nõus, et eks siit Kevin Grünwald on siin saanud esimese 20 minuti jooksul rohkem sellist juhendamistööd teha, kui võib-olla peatreener Aleksandr Sevaldajev ise, aga ega see põhjus peitub selles, et väga palju on standardolukordi, kas siis nurgalöökide või karistuslöökide näol, kus need pallid on sinna kasti toimetatud ja eks kindlasti seal on omad kokkulepped ja põhimõtted paigas, kuidas, millal, mida kaitstakse, aga sellegi poolest on oluline ja vajalik, et need ka mängu jooksul sealt kõrvalt veel kord üle öeldakse ja siin hästi nüüd korraks saime sellesama Milinkovitši hoo ka peatatud, aga väike võib-olla murekoht on see, et isegi kui me palli võidame, siis ei ole see väga kauaks nagu meie valdusesse jäänud, nii et Purgat siin hästi toimetamas, aga jällegi
ütleme, see pidevalt ilma pallita olemine, eks ta kurnab nii-öelda füüsiliselt ka, et kui juba siin ütleme minutid 13 kuni 16 korraks tundus, et saime ka pisut seal mängumootoris need pöörded üles ja olime seal bosnialannade väljaku poolel, siis hetkel hästi Rosen siit kattis selle olukorra ära ja väike nii-öelda hingetõmbepaus naiskonnale kulub ära. Jah, aga noh, näha on, et see palli säilitamine natuke problemaatiline praegu on olnud meil, et siin ka kehv puude veidikene ja kohe out vastastele, et üks asi, et see väsitab sind füüsiliselt, kui sa pead pidevalt palli järgi jooksma, aga teistpidi ka, eks ju, vaimselt, et see ei ole see, mida sa tahad teha seal väljaku peal. Jah, eks jalgpalli tahad ikka nii-öelda lustlikult mängida ja ikkagi nii-öelda pigem palliga kui ilmani, et seal hästi see oli Kirpu see, kes seal enda kaitsetööd tegi, et aga jah, on ikkagi, ütleme, selline lahtised pallid sinna kasti, neid ikkagi otsivad bosnialannad väga agaralt. Ei õnnestu meil praegu, aga saime audi või saime vea sealt. Seal vastaste number 17 Niina Brntš, kes siis seal pall käis audis ära, et tema siis igapäevaselt Horvaatias Haiduki klubis putti mängimas, aga tundub tõesti, et natukene võib-olla tõsisem on see vigastus, kui võib-olla esmapilgul paistis, et ja väike kokkupõrge seal tarkmeelega oli, aga ei tea jah täpselt, mis kehaosa kannatada sai. No kes ikka Saare naisega tahab kokku põrgata, et ega jah, võib-olla on see ühtepidi hea, et nüüd selline 25 mänguminutit mängitud ja saavad siin eestlannad ka korra nii-öelda hinge tõmmata ja siin telepildis peatreener Aleksandra Sevaldajeva nii-öelda taktikalisi nüansse mängijatele edasi andmas. Aga jah, ütleme see mainitud Niina Brntš siis hetkel väljaku kõrvale meditsiinilise personali valvsa pilgu alla jääb ja eks siis tehakse seal teatud kontrolltestid ära ja seejärel otsus, kas jätkab mänguga või tuleb vahetus. Ja nüüd jällegi liiga lihtne pallikaotus, et selles mõttes, et mitte keegi ei survestanud seda söötu sinna niimoodi mängima praegu, et pigem peaks proovima natukenegi nüüd ära kasutada seda, et vastased on vähemuses ja seda palli veidi enda käes hoidma. Õige tähelepanek, et loomulikult vastaseid hetkel 10 ja nüüd kuidagi tuleb, ütleme see info ka, et liikusid valgesärgid nüüd julgemalt üles nüüd Tarkmeel ja ka niimoodi saab sööta, siin on Purgats läbi minemas. Seal ees nurk teravaks, kas nüüd saab ja Lillemäe lööb siit, ei tule seda esimest sammu meie, no see oli väga lähedal praegu. Super võimalus oli see praegu. Tahaks natukene öelda, et kas ise pisut nii-öelda munesime ära selle, et siin oli variant, aga siin hästi said ja siit ütleme, et ega bosnialannad viskusid kaitsele ka väga
väga nii-öelda ennast salgavalt, nii et aga saame siit esimese nurgalöögi meile ka Loviise Männiste seda andmas. Tervitused kõikidele Elva jalgpalli kantsi sõpradele, nii et siin kas millimeetrite küsimus, kohtunike brigaadile ei sobinud see, kuidas Männiste selle palli, aga näeme, et siin see on see sama 17 mainitud Nina Brnic. Jah, nii on. Tundub, et ikkagi vist oli see põlv, millele neid teste seal tehti ka natukene, et tundub, et see ikkagi liiga talle teeb. Jah, ütleme, et ega siin kindlasti riskida ei maksa ja jah, muidugi nüüd enne nurgalööki välja minna võib-olla natukene riskantne on, aga no mis sa teed? Mis sa teed? Nii, saame siit, kas nüüd saab Lillemäe sealt löögile, kas on käsi? No siit tundus küll käsi, Kevin Grünwald ka kindlasti ütles, et see on käsi, aga jah, ütleme siin varri kordusi ei ole, seda mängu ei peateta ja meile jääb lihtsalt nii-öelda see tõdemus tagantjärgi korduste pealt vaadata ja eks see võib olla kohtunikule ka selline väljakutsev olukord, kus sul ütleme selline 25 minutit justkui ühtegi sellist väljakutsuvat olukorda ei ole ja siis ühtäkki on, et aga see küll ei ole vabandus, mille taha peituda saab, aga näeme, et väike selline momentumi poja moodi asi justkui oli meie naiskonna käes, aga jah, saame siit kordusest näha veel, kes no jumal küll selles suhtes, et tõenäoliselt kohtunikul oli seda raske näha, sest seal oli selline pundar, aga ilmselgelt oli see käsi tegelikult. Ja see nüüd jääb nii, siin tehakse siis vahetus ka mainitud Nina Brnic välja ja number 18 Lana Radulovic tuleb tema asemele, aga tõesti see kordus, selgemat kätt on nagu raske leida. Jah, natukene nüüd, ma ei taha öelda, et liiga meile tehti, aga veidi selline maik jäi küll praegu. Jah, samas ütleme minutike enne seda olukorda oli meil ka suurepärane võimalus ise seda kohtumist juhtima minna. Ei saa öelda, et nüüd päris kandikul see olukord kätte anti, aga ennast salgavalt seal Bosnial on nad selle olukorra ikkagi ära klaarisid ja ega see 100% võimalus nüüd kindlasti ei olnud, ja ma pigem ütleks, et Purgats tegutses olukorras hästi, et ta säilitas selle palli ja siis leidis ka ikkagi söödu sinna välja, aga jah, tõesti Bosnia väga südikalt kaitses. Nõus. Aga ütleme, see käe olukord, mis sellest enam, see juba ammune minevik ja nüüd on vaja siin hoida nii-öelda fookus jätkuolukordadel ja mitte liiga kinni jääda sellesse, mis seal hetk tagasi kastis oli. Ja absoluutselt, ja ma usun, et mängijad väljakul tegelikult ei mõtle selle peale ka, et nemad teevad ikkagi oma asja. Pigem võib-olla meie siin jääme sellesse liiga palju kinni. Ja eks meil oli võimalus seda kordust näha ja sellest kinni haarata, aga siinkohal ka teeme vastastikuse kokkuleppe, et rohkem sel teemal hetkel ei peatu ja las see jääda. Ja siit Lillemäe niisuguse kerge justkui nagu tellimise peale, aga aga ärme siis ütle midagi. Eks see võib olla klipp läheb siis kohtunike koolis ka arutelu alla ja võib-olla on mingi reeglinurk, mis mingil kummalisel moel nagu pehmendab seda, aga kahtlen.
ja siin tegelikult hästi oleme saanud nüüd noh, jällegi see klaarimine läheb täpselt Bosnia mängijate jala peale, et ma arvan, see on kes seal oli vist Saulus praeguses hetkes. Et kui palju ta jõudis seal reageerida, et teha löögisooриtus ja kui palju ta jõudis seal lihtsalt ees olla sellel olukorral, nii et siin hästi Saulus ja see peaks nüüd küll olema Eesti pall ja on Eesti pall siit Lillemäe Purgats omavahel kombineerimas. Lillemäe hästi siin konksutab ja saame ka siit vea kätte ja natukene läheb ikkagi siin tuliseks ka, et loomulikult on vaja siis Linkovitšit natukene seda Balkani verd ka, selles suhtes julge lüke Mari-Liisi poolt, et päris sellist mastimängijaga võib-olla julgeks. No igal juhul ma paneks oma panused sellest duellis Mari-Liisi peale, nii et aga jah, võib-olla seal Lillemäe selles avaldas pettumust, et see Milinkovitšil oli võimalus kukkuda justkui tema kõrvale, aga valis siis selle tee, et kukub Mari-Liis Lillemäe peale, nii et võib-olla see siis natukene oli see konflikti alge. Need on need duellid, millest hästi kirpusin. Siin, siit võiks tulla, kas nüüd, ütleme jällegi kohtunike kooli kontekstis, kas võetakse hiljem kollane kaart ka mängijale taskust välja, et tundus küll sellise lubava rünnaku peatamine mängis ilusti edu, aga nii ja naa, ma ütleks, et võib-olla see päris värava peale minemine ei ole siin väike stiilinäide Räämeti poolt ka, et Räämet näitab ka, kuidas siis Austrias asjad käivad, nii et väga enesekindlalt võib-olla natuke juhuslikult sellisesse situatsiooni jäi, aga väga ilusa siis Zidani pöördega sealt välja tuli, aga näeme nüüd siin bosnialannadel on tekkimas siuke 3-2, 3-3 olukord. Lillemäe suurepäraselt töötab tagasi. Väike tõrv meepotis, et see pall nüüd just üle otsajoone nurgalöögiks vastastele läks, aga ütleme, pigem võtame selle vastu, kui see, et sealt bosnialannadest keegi käpaga oleks saanud silmitsi minna, nii et järjekorras siis viies nurgalöök, Una Rankic seda andmas. Nii mingit kombinatsiooni see 2 kätt üleval kindlasti tähendab, aga on nad seni seda tagumist tsooni väga palju rünnanud ja seal. Ja nüüd tuli hoopis esimesse tsooni ja ikkagi, kas seesama number 5 Milinkovitš, keda oleme siin ülekande jooksul kordi välja toonud, oleme siit kordusest ka. Jah, tullus temaga esialgu on, aga siis natuke laseb ta ikkagi minema, et jäi valele poole temast ja ei olnudki tal vaja oma pikkust kasutada, et lõi hoopis jalaga selle värava. Jah, aga eks ta seal seda ruumi endale nende jõulisuse olekuga tegi, jah. Milinkovitš siis mängu 36 minut ja läheb siit siis Bosnia seda mängu 1-0 juhtima. Ja nüüd ebaõnnestub natuke see lahtimäng, et seal oli ilmselgelt mingit kombinatsiooni plaanis teha, aga veidi ebaõnnestus. Nüüd tuleb jälle kaitsma hakata siis. Ja, eks see poole lõpp teatud mõttes kindlasti sellist raske saab olema, aga näeme siin hästi, kuidas see oli Purgats see, kes selle duelli kenasti võitis.
lühikesega oleme alustanud kõik ütleme siin läbi meie vasaku ääre. Siret, Tullus, Mari-Liis. Ja nüüd tuleks Tullusele siin sisse pärast seda, kui ta palli ära lööb. Jah, näeme siit kordusest. No jah, väga kuidagi hooletult hüpatakse sisse, et ma ei... Jah, see on väitsa selline süüke... selline sooritus pigem kuulub karatesaali. Jah, inglise keeles saame siis anda tõlgituna info edasi, et lõi vist täitsa nii-öelda korraks hinge kinni Kristiina Tullusel see olukord, aga loodetavasti nüüd väga tõsist sealt ei ole ja saame mänguga jätkata siin telepildis Kirpu ka siis vahetamas jalavarje. Nii, Tullus oli mängu. Urvats, Tullus uuesti. Hea puude Salei poolt, jah. Hea esimene puude, jah. Tegelikult oleks mõnus ikkagi siin Bosnia-lannadele ka riietusruumi meie poolt üks värav kaasa anda, nii et minuteid 7-8 on meil selleks aega. Tark meil hästi keskelt kombineerimas siin nüüd Purgatsil ruumi tõusta. Lillemäe, no tee nüüd sealt Purgatsil uuesti. Löök ja no see on küll penalti, me saame siit teisel katsel selle penalti kätte, nii et igati teenitult, kui tõesti nüüd võib-olla mingid võrkpalliklubid kutsuvad ta nii-öelda libero rolli ka täitma, aga ärme siin selles mõttes tee, et võib-olla see refleks oli nii automaatne, ei jõudnud eest ära. Ja see tuli ka päris kiiresti see pall, et Purgatsilöögid tulevadki kiiresti. Absoluutselt, et okei, jah, võib-olla liiga kõrgel see käsi oli, aga kohtuniku jaoks kõvasti lihtsam olukord nüüd, sest et vähem mängijaid ja käsi kõrgemale. Käsi kõrgemale, ja seal oli see... No nii, Siret Räämet, naiskonna kapten versus Soomea Polosen. Yes! Väga hea. Super. Hea kindel penalti Siret Räämeti poolt. Ei olnud seal väravas Soomea Polosenil variantigi. Ja väga kliiniliselt lahendatud olukord. Ja tuleb tõdeda, et võib-olla võiksin kaaluda selgeltnägijate tuleproovi minemist, sest et ütlesin, et 30 sekundit varem sa just ütlesid seda. Et võiksin anda riietusruumi Bosnia-lannadele ühe värava kaasa. Seda me tegime ja nüüd ma olen natuke aega tasa. Ära päris tasa võib-olla ole, aga eks siin, jah, nüüd on oluline see poolaja lõpp, ma ei taha väita nagu ära kannatada, aga ka selles mõttes nii-öelda ilusti taktikaliselt nagu lõpuni mängida, just need samad duellid, mida seal peaaegu olime juba võitmas ja läheb see sööt siit läbi, kas jõuab seal Rosen vastas, nii et oluline, et ei tuleks sealt seda lihtsalt krossi kasti näha on, et nad otsivad, jõuab käpa selleni. Ei jõua kahjuks, aga... Ja siin nurgalöök järjekorra numbriga 6 on juba siis näeme siit
kordusest olukorda, mis meile penalti tõi, nii et selgemat otsust ei olekski saanud olla nii. Ja sama siit number 19 Uno Rankic seda andmas samasse tsooni see tuleb. Oi, siit selle nurga alt tundus, et see hakkab juba natuke ohtlikult värava peale minema, aga jah, oli õiges kohas oli see äkki. Aga jah, sinna ette tsooni nüüd on otsitud paar korda, et... Ja, eks nad kindlasti plokkidega tahavad ka endale seal ruumi teha, nii et seal korraks nüüd peakohtunik ka kutsub nii meie poolt Sloviisia Männiste kui ka vastaste poolt Melisa Hasanbegovitši. Väga pikk mäng ja on ja sinna tagumisse tsooni tuleb ja sealt on nüüd jälle see pall väga ohtlikult lahtine ja see on vaja sealt nüüd ära saada. Käepall, võtame vastu, kõik õige, aga noh, ütleme see palli klaarimine on ikka meil nii-öelda murekohaks praegu olnud. See on väga problemaatiline, ma ütlen ausalt. Ma saan aru, see on keeruline, seal on väga palju mängijaid puntras koos, et kuidas, sa ei saagi väga virutada seal võib-olla jalaga, aga no nii ikka ei saa. Ütleme, et jalgpallijumal annab, jalgpallijumal võtab ja noh, pigem jääme selle olukorraga nõusse, et näeme, et siit ikkagi see liikumine, käega suunamine. Õige otsus selles mõttes kindlasti, et igal juhul, kui sa ju käega puutud seda, siis ja see väravasse läheb, siis see ära võetakse, aga noh, võib-olla veel problemaatilisem ka see, et meid on nii palju seal kastis, aga ometi kuidagi need pallid tulevad läbi ikkagi sinna. Jah, ütleme, et seal tõenäoliselt on klippe küll, mida nüüd ei teagi, kas abitreener Valeri Makarov või kes neid seal valmis natukene lõikab poole ajaks. Lillemäe ja Purgats seda sama Rankitsit taga ajamas olid. Nüüd võiks vaikselt nagu võib-olla tõusta siia järgi kõik need valged särgid, et kui me neid oma värava poole suuname, siis see on hea, aga mis ei ole hea, kui laseme need äärevahetused teha, nii et alustame siis kasti kaitsmist ja episood... Keegi peab nüüd appi sinna veel minema. Natukene kaugele jäime, et kirpust mängiti mööda ja siis seal ei olnud kohe järgmist mängijat vastas. Rosenil ka ilmselt löödi korraks hing kinni, aga siseinfo räägib, et on see hooaja eel nende kõhulihaseid natuke rohkem teinud, küllap peab vastu seal. Aga näeme siin jah, see sama süke pinballilik palli põrkamine seal viie kastis juba mitmendat korda toimunud on, nii et järjekordne nurgalöök siis järjekorras 7 ja seesama Rankic seda andmas ja nüüd tuleb vähe kõrgema kaarega pall ja siis saame nüüd palli klaariks ja saame siit kindel kontrollitud puude Mari-Liisi poolt ka, no surume siit need poisnalannad oma värava poole ja ei anna võimalust kiiresti seda rünnakut üles võtta, aga tulevad jälle need sinised särgid. Ütleme, et meid on siin karistusalas ikkagi vähe rohkem, no see on käpapall, ole hea, pane seal põlved ka korraks maha ja võta need lisasekundid, aga okei. Noh, liiga kaua enam väravalt kahjuks neid sekundeid võtta ei saa, et hakatakse kohe lugema isegi, kui sa oled põlvedel või mitte. Aga noh, ütleme selline väike rutiinne püüdmine ja korraks nii-öelda seal võib-olla oleks tõesti ainult paar sekundit saanud sealt juurde, aga nüüd siit Mari-Liis
tõesti nüüd nõnda lihtsalt, no see peaks olema nüüd... No, jah, korraks jättis võib-olla süda mõne löögi vahele, et väga palju üle see löök ei läinud. Jah, alguses tundus, et kukub sinna Käpale väga käte vahele see pall, aga jah, Käpa ikkagi pidi täis sirutuse tegema, nii et jah, viimane minut siis sellest 3 antud lisaminutist käimas ja nüüd pika palliga sinna taskusse alustame, teise palli võidame ja siis hetkel rohkem ei võida, aga ikkagi võidame. Ja aga nüüd paneme 11 natukene seal tanki, et... Jah, ja Bosnial mida olen märganud, et hästi kiiresti, et kui ühes ääres on selline, ja kas tõesti siit selline mõru pill ja veel sellise nurga alt ka on meil vaja nüüd siin poole lõpuga alla näidata, et seda tahame küll kindlasti kordusest näha ka tõesti siit teeb hea konksu. No see tuli 0 kohast küll, ütlen ausalt, sellist lööki vist ei ootaks sealt. Jah, aga ikkagi see ei tahaks nagu sellise tulemusega sinna riietusruumi minna, aga ikka me lähme jah, siin sapelleerime suluseisule ka, aga võis tunduda, et Mari-Liis üsna kindlalt, kattis ilmselt ära jah, aga ja siis Eena Savanagic number 2 ja jätame siis selliselt see siis poolaeg lõpeb kahjuks. Ja, väga ootamatu värav siia lõppu nüüd, et tõesti natukene nagu, ma tahaks öelda välk selgest taevast, aga tegelikult ei ole, kui Bosnia nii palju meie kasti ümber oli ja tegutseda sai, aga selles mõttes ka meil oli tegelikult helgeid momente, et suutsime ikkagi panna nemad ka higistama päris palju seal oma kastis. Jaa, igati nõus. Poolaeg siis 2-1 Bosniale ja värava või naiskonna kapten Siret Räämet penaltist ja tõesti siin Bosnial annadel esimese poole ja viimasel ma ei tea, sekunditel see olukord oli, millega nad siin siis eduseisus teisele poolele vastu tulevad, aga meie kohtume teiega ka juba suurusjärk vähem kui veerand tunni pärast. Tema asemel vasakus kaitses koha üles võtab. Ja eks nüüd Poola jutud on peetud ja Mari-Liis väga hästi sealt sahi tundus küll, et oleks võinud nüüd meile see pall sealt jääda. Meie luksus on see, et saame siit kordusest vaadata, kes anti seal lõpuks hoopis viga sellest. Vist pigem ikkagi jäi out Bosniale, tundub sellest olukorrast. Jah, ja siin siis Eena Savanagic väravalööja, kes võrdlemisi jään selle juurde huvitava värava siis esimese poole lõpus lõi ja 2-1 eduseisus Bosnial on nad sellega siis poole pausile vastu läksid, aga näeme, et oleme nüüd natukene ise heas mõttes ka jõulisemalt alustanud seda teist poolaega ja ma arvan, et mingis mõttes on see ainuõige viis, kuidas siis natukene enda kohalolu siin platsi peal ka kehtestada. Jah, esimesel poolel need väljakutse kohad, mis meil olid, siis palli klaarimine kastist oli üks element, mis loodetavasti sai
seal vaheaja juttudel selgeks räägitud ja bosnialannadel siis tervelt 9 nurgalööki esimesel poolajal oli, aga siit küll võiks nüüd kaart tulla ja see kaart tuleb ka ja Gloria Sliskovic ja väga hästi Saulus tegutses selles olukorras, et selles on ta kindlasti hea, et ta suudab selle palli endale võtta ja seda säilitada ja siis vastaselt neid vigu välja meelitada. Jah, ja hästi tehtud Sauluse poole pealt. Nii tark meil palli juures, pealelöögiks teame, et löögijalga seal on, aga jääb vist pisut kaugeks ja see oli natuke õnnetu nüüd, et sa selle ühe mängija pihta täpselt lööd, kes seal ees seisab ja nüüd käpaga natukene siin mängib enda ja teiste närvidega võib-olla. Jah, nüüd natukene kahju, et me selle olukorra, mis oleks võinud justkui olla üks nende standard, ta oligi üks standardolukord meil, aga et see lõpptulemus oli siis just säärane, nagu ta oli, aga tõesti, et Purgats on enamiku duelle vähe minu mäletamist mööda on siin küll ikkagi võitnud ja näeme siin teatud arvestatav pahameel selle üle, et hoiti praegu ära see olukord, kus me oleks saanud kiire audiga siit paremalt äärelt rünnakule lülituda. Jah, huvitav võtta nüüd Kirpu poolt, aga esialgu sai selle palli isegi kätte. Aga nüüd aut ikkagi vastastele. Jah, nüüd vahetusest sekkunud Lana Radulovic, kes siis vahetas välja number 17 Nina Brünitši. Ja nüüd on seal ruumi liikuda sinna, leiab ka Purgatsi keskelt. Lillemäe ka lülitamas. Lillemäe läheb tegelikult, aga natuke oleks võinud Maril seda jooksu edasi teha ja Purgats ikkagi talle sinna ettepoole selle söödu panna, aga jah, kas jäi võib-olla kerges sellist otsustavusest ka meil puudu, et oli seal Purgatsil veel võib-olla natukene vabu meetreid ja näeme siin Lillemäe nüüd siit ilusti selle palli saab, aga jälle natukene söödupraaki ja need on sellised asjad, kui me mõtleme, et tegu on nende punktimänguga, siis pigem neid mitte endale sisse lasta, juhtub korra hästi, aga kui sellest korduv muster saab, siis peab nii-öelda otsa vaatama, aga praegu hästi lühikeste söötudega siit tuleme endiste värava autor Räämet, vahetus sekkunud Kala nüüd oli seal männiste uuesti keskel. On selles mõttes see mängupilt vähemalt natukene helgem, kui ta oli nagu esimesel poolel samal ajal. Jah, mitte nüüd midagi Eestilt ära võtta, aga mul tundub, et Bosnia natukene rohkem laseb palliga sealt alt nüüd mängida, et jah, ei tea, kas see on nüüd nende teadlik valik või see kuidagi lihtsalt psühholoogiliselt niimoodi läks, et nad natukene allapoole on vajunud, aga nüüd seal üleval kui juba mindi pressi, siis Purgats kiidan seda mängijate intelligentsust, et nägi ära, olime natuke ise positsioonidest sealt vasakul äärel väljas ja sidus ennast niimoodi ära, et kohtunik seal kõiki reeglid jälgides vile pidi andma ja saime uuesti siis kohad sisse võtta ja ütleme, et on siis, ei tea, bosnialannadel ka jalg natukene pehme, et ei tea jah, kuidagi natukene kummaliselt nüüd siin esimestel minutitel on ka nemad palju praaki teinud, võrreldes siis esimese poolega, kus seda väga ei olnud nende poolt. Ja siin praegu suurepäraselt väga hästi liigutame jah palli praegu, et aga saaks nüüd selle olukorra sinna ründefaasi ka viidud läbi nende söötudega, et
et keskväljani jõuame päris ilusti kohad välja mängitud, aga siit jah, kas nüüd anti lõpuks Roseni vastu see määruste rikkumine või seal eelmises olukorras, kus, ma ei tea, kas oli Salei see, kes seal kerge kõksu tegi, aga ütleme, et oleme natuke julgemalt nagu peale läinud ja päris hilja natukene kohati see vile nagu tuleb. Ma ei tea jah, mida kohtunik nagu ootama jäi, aga tundub päris valusalt seal astuti peale Saleile. No jah, see läks täpselt sinna kannakõõlusesse korkidega, et no. Ja, ütleme, siit on hästi lihtne nii-öelda mingit seisukohta võtta, aga neljas kohtunik, see on ju ikkagi selline kontakt ja sellisel kiirusel minimaalselt kollane kaart võiks ta ju ikka olla, et aga jah, et eks nagu ma ütlen, meil on see korduse luksus ja selle näed nagu lihtsam siit vaadata, aga nüüd paneme iseennast natuke nende söötudega siin surve alla ja see oi kui hea pall sinna tuleb ja käpalt praegu suurepärane tõrje, aga tõesti natuke ise nüüd aitasime kaasa ka selle olukorra ehitamisele ja siin täname ka Mattias Traulumi, et omal ajal on siis nende tõrjenurgad üle kontrollitud ja Käpa seal suurepäraselt olukorda ette viskus, aga siit ja uuesti Käpa sai siit minuti jooksul nüüd kaks sellist heas mõttes julgen väita enesekindlust süstivat tõrjet ka kirja, näeme siit seda, kus tõesti seal sama Milena Nikolic, kelle nii-öelda pikkus tõesti annab aimu, et sealt peaga väravaid on ta karjääri jooksul löönud küll ja veelgi. Jah, teda väga kasti üksinda jätta ei tohiks. Ja vastik rikošett jälle sinna kasti tuleb ja nüüd peame jälle klaarimisega nüüd tegelema seal. Jah, siin on seal viga mitte teha, lihtsalt heas mõttes ees seista ja siin ka Salei veendunud, et see aut oleks pidanud meil olema ja siin nägime Helina Tarkmeel oma nii-öelda headudes. See on see element, mis tal väga hästi on, aga siin nüüd on vaja vastu astuda sealt. Hästi Purgats tuli. Ja suurepärane töö Purgatsi poolt. Tõesti on tema, kui seal korvpallis antakse seda MVP, Most Valuable Player, siis ma ütlen küll, et Purgats, ta ei ole siin väravaid kõmmutanud ja pikke välisküljega nagu diagonaale lasknud, aga see duellide võitmise puhul on tema nimi küll siin nüüd ja jälle Käpa saab hästi seal käe vahele ja seesama number 7 Sofia Krjažumovic, kes meile ka esimesel poolel ääres oma kiirusega pahandust tegi, näeme siin teeks telepilt natukene nii-öelda võib-olla petab ära ka, aga saame kinnitada, et tegu on kiire, isegi väga kiire mängijaga. Ja väga konkreetne ka, võtab kohe selle suuna sinna värava peale, et päris keeruliseks teeb see kaitsjatele selle olukorra. Teise poole esimene nurgalöök Bosnia-Lannadel ja sinna tagumisse tsooni otsitakse ja saame nüüd jälle läbi häda natukene seal selle palli klaaritud ja tuleb siis kohe otsa teine nurgalöök. Näeme siin telepildis ka seda pikkuste vahet, mis mängijatel on ja päris hästi kerib sinna tagumisse tsooni ja seal
Salei duellis siis vastast number 8 Maria Aleksik. Jah, aga noh. Nii, ja nüüd näeme siis vahetust, kus number 8 Elina Tark meil välja ja tema asemele siis Emma Treiberg. Jah, kas nüüd selle vahetusega äkki hakatakse veel konkreetsemalt nüüd mängima selliste kiiremate rünnakute peale? Muidugi Emma suudab ka väga hästi seda palli säilitada seal ees, nagu me just praegu nägime, et võib-olla sellist jõulisust nüüd natukene juurde tuli meil. Jah, see on kindlasti Emma Treibergi üks trumpe, et selline sitkus ja palli katmise element on see, mida valdab tema väga hästi ja võib-olla ka nagu mängujoonise kontekstist on meil vaja seda, et need pallid sinna ettepoole ka natukene rohkem püsima jäävad ja meil on selline target mängija, keda seal siis otsida ja näeme siin Purgats järjekordse duelli võidab ja siin Emma Treiberg vahetuses sekkununa sai ka kohe sellise pool nii-öelda judo võttega toimetatud, aga jah, siin lendab naisi vasakule ja paremale, nii et jah, kellele siis siit antakse nüüd Loviise Männiste, siis on see, kes meie poolt selle kollase kaardi saab ja lubava rünnaku mahavõtmise eest tõenäoliselt see siis ka siit nagu antakse, jah, aga järjekordne standardolukord, mis meil nii-öelda kaitsmist ajab siin omavahel arutelu käimas ja vastastel siis Ekits palli juures vasaku jalaga seda sinna kasti andmas ja tagumise tsooni päris hästi. Ja päris üksinda oli see mängija seal tagumises tsoonis, et vedas praegu, et see pall sinna välja ei jõudnud. Jah, eks me olla näeme seda kordusest ka, aga päris selline nii-öelda omamoodi vahva põrge seal meie naiskonna kaitsemängijate vahel oli, aga jah, nüüd siin Käpa ja Rosen teineteist lõpuni selles eelnevas olukorras ei mõistnud ja näeme siit kas riivas ka latti ära see Milinkovitši sooritus nüüd Rosen palliga ja hästi tuleme tegelikult nende lühikeste söötudega, jõuame sinna keskväljani valmis ja nüüd on seal Mari-Liisil ruumi. Ja Treiberg natuke kiirustas, natukene liiga kiirustas, aga hoiame seda survet seal üleval ja eelnevas olukorras lihtsalt pigem oleks tahtnud seda, et millegipärast Emma jäi sinna keskväljale seda lühikest söötu pakkuma, aga tegelikult oli kaitseliini selja taha seal vasakus ääres väga palju ruumi, et kui ta oleks ise selle jooksu sinna teinud, siis Mari-Liis ehk oleks palli sinna saanud, aga nüüd juba vastased väga ohtlikult meie kasti juures. Ja seal hästi Kala, kes väga julgelt ja otsustavalt sellesse olukorda sekkus, et olime siin mingi hetk 2-3 vastu ja hopsti! Ja väga hästi sealt hea kiirusega selja tagant tuli vastasel. Nii et jah, siin nüüd Emma Treiberg ka omale võrdväärse vastase leidnud, nii et saab ta siin järele jäänud 30 minuti jooksul veel korralikult selle Melisa Asambegovitšiga maadelda. Hea pude oli nüüd, aga väga hea tegutsemine. Siin oli see Kirpu vist. Jah, Kirpu ennast salgavalt ka sinna ette viskus, aga tõesti see sama mitmeid kordi mainitud Sofia Grzežumovitš, et ega ta oma selle kiirusega siin vasakus ääres, meie paremas ääres on ikkagi peavalu tegemas, aga siit tuleme jälle hästi. Ja hästi nüüd saab siit tõusta, vastased ka taganevad. Aga näed kuidagi
ei taha siia äärele keegi, sa lõi korraks läks, aga siis korraks mõttes ka ümber oleks võinud. Oli see vist Saulus tegelikult, kes oli see paremale jäänud ja ega ta ei tahtnud ise ka avaneda sinna, vaid hakkas jooksma siis, kui see pall sinna läks, et noh, ega meil on siit kerge öelda ka, et võib-olla on jalad juba nii paksud ka, et sa ei jaksagi seda jooksu sinna teha. Jah, võib-olla pisut laktaati juba on, näeme siin selliseid statistilisi numbreid ka, et 14-4 peale löökide. Super sööt sinna paremasse äärde nüüd, et. Väga hästi, jah, saame nüüd siit ka pallikast ja tuleb see sinna läbi, ei ole suluseisu. Ole hea, Saulus, pane nüüd sinna, ei saanud, kas jäi natukene ka otsima seda ideaalset hetke, samas kui jalgpallikeenes jalg vaba, nii et siis sealt kohe peale panna see. Ja ta vist kusjuures ta vist ei teadnud, et ta oli täiesti üksinda seal kastis, et kohe ümber pöörates oleks saanud lüüa, et võib-olla see tuli natuke üllatusena. Jah, näeme, et siin siis Bosnial on nad vahetusi ette valmistamas. Number 3, kohe ütleme nende nimed ka, number 3, Emma Veletanlic tuleb siis mängu ja mängust lahkub number 4 Gloria Slišković ja tuleb mängu ka number 23 Andrea Grebenar ja mängust lahkub number 19 Mona Rankis, kes siis päris palju ka nurgalöökide andmist täna praktiseerida sai, nii et jah, nüüd siis lühikesega alustavad bosnialannad ka, ega ülemäära palju neil seda väravast alustamist ei ole, aga siin hästi jälle natukene, kas ma natukene kiirustas siin, Räämet sai hästi vahele ja nüüd Lillemäe ja siin Treiberg püüdmas kombineerida ja siin Kala nüüd natukene jäi selles duellis kaotajaks ja tulevad siit suurte jõududega meil kastis 3-3 olukord. Ja nüüd tuleb mängijad ära jagada kastis ka, et tegelikult natuke kaos seal oli, et praegu. See läheb jalgpalliõpikus sinna peatükki alla kontrollitud kaos, nii et väravat ei tulnud ja lähme edasi, aga siin kes siis endale nüüd tahtis sealt mängida, aga bosnialannad on siit surve peale pannud ja natukene siit telepildist tundub, et Kirpul ka on ta kõvasti vatti saanud seal ääres ja üks raugemisi märke ei ole. Nüüd Lillemäe hästi selle palli sealt ära võidab, aga see pallivõit selliseks üürikeseks ja ajutiseks meile jäi. Jah, kui siit mõelda, et mis või kes meil pingi pealt veel võtta on, siis kindlasti Kristina Tern on mängija, kes seal Itaalias seeriat sees väravavõrke on võtnud harjumuse kolme kaupa neid lüüa. Jah, jalg peaks praegu päris kuum olema tal. Ja nüüd näeme, kus siis Emma oli heas mõttes õiges elemendis tema enda jaoks, aga ega seal ees tipus üksi kerge ei ole. Lillemäe nüüd. Aga see on, mulle isiklikult meeldib, et ei ole palliga sellist ülemäärast paanikat, et tsiteerides siin mingi teatud podcasti, et pikk ette ja ise järele, et ja nii saame
siis debüüdi jah, ja tuleb välja Katriin Saulus ja sekkub siis Anastasia Južaninova ja tema jaoks siis tõesti debüüdiga tegu ja on, olles teda ise ka siin treeningmängudes mängimas näinud, siis on tegu individuaalsel tasandil väga siis klassiga mängijaga. jah, esimest korda ta siis selles koondise aknas nüüd naiste koondise valikusse kuulub. Vaatame ära selle olukorra siin, väga ohtlikult saadakse jälle löögile. Aga õnneks sellest olukorrast midagi enam ei tule. Siin vahetuses sekkunud Južaninova kohe aktsioonis ja väga hästi aktsioonis, nii et jah, meil siin mängu lõpuni 20 pluss minutit minna on. Selle ajaga jõuab jalgpallis korda saata väga suuri asju ja loodetavasti need suured asjad saadetakse korda siis täna valgesärkide poolt, nii et positiivselt suured asjad siis, just, ma loodan. Positiivselt suured asjad, loomulikult. Pane oma selgeltnägijate võimed proovile jälle. Ja siin vahetuses sekkunud ja hästi siin ääres tegelikult oli Južaninova seda tööd tegemas ja nüüd oleme, tahtsin just natukene tunnustada, aga okei, saan edasi tunnustada, et purgas palliga Männiste Rosen, jah, kes kirjutame selle siis putsapraagi või väljakupraagi alla, et kindlasti ta seda söötu niimoodi sinna ei mõelnud. Siin Južaninova vist tegi selle esimese vea, aga siis jätkuolukorras sai siin kirpu ka veel hüpeka pihta korraliku puuka, nii et loodetavasti kõigil asjaosalistel kõik hästi. Eks praegu on see mängupildi kontekstis või siit ta väljakut kõrvalt vaadates just see hetk, kus me anname selle initsiatiivi võib-olla isegi nagu teadlikult bosnialannadele ja siis palli võitmise moment, seal on ikka ruumi, mida rünnata on väga palju, et ja meil on seda kvaliteeti küll nii Lillemäe kui ka Južaninova kui ka Treibergi näol, nii et aga enne veel järjekordne standardolukorra kaitsmine meie poole pealt. Räämet oli siin Hasanbegovitsini õlgadeni napilt. Jah, nüüd meil ka tegelikult pikkust natukene vähem platsi peal, kuna Tartmael ka välja läks, aga tuleb hakkama saada. Ja pall meie õnneks, hea pall, mis üle otsajoone läheb ja ei olnud siis nende ründavate pikkadel eelist. Ja nüüd purgad surve all seal. Ja aga ei lase bosnialannad sealt meid sellest olukorrast välja väga kõrgelt ja väga julgelt tullakse kohe selga ja külge, nii et ja aga nüüd ei ole siit Kresumovits on nüüd liikunud paremale äärde ja vahetusest sekkunud 23 Andrea Grebnar, tema on siis siin vasakul äärel nüüd toimetamas, ehk siis Mari-Liis Lillemäe
ja Krasumovitš on need, kes omavahel seda duelli saavad nüüd seal ääres maha pidada ja siin Jaa, Purgats Purgats, järjekordselt hästi nüüd saime ja on meil Salei on nii-öelda üksi minemas, aga siit ei olnud nii-öelda seda rünnaku lahendust või kedagi sinna liini taha nagu avanemas, et siit korra see telepilt võib-olla varjas ära ka, et kas siit paremalt äärelt on keegi lülitumas. Saime tõdeda, et ei olnud. Kui siin mängu sellest, kuidas ma ütlen, psühholoogilisest aspektist vaadata, ega siis Bosniale nad kindlasti ei taha siit, ütleme selle seisu pealt viimastele minutitele nagu vastu minna, et nende soov on siit kindlasti värav veel ära lüüa, aga eks nad ikka tunnetavad seda jah, et võimalus selleks on ja pigem sa tahad olla 2 väravalises eduseisus kui 1, et muidugi nad seda väravat ikkagi veel taga ajavad. Siin hästi saame selle palli oma valdusesse ja Käpa saab väravast alustada, nii et neid minuteid ühest küljest jääb natukene nagu järjest vähemaks, mil midagi vahvat positiivset siin valged särgid korda saavad saata, aga teistpidi seda magusam see on, kui see üks hetk tuleb, näeme siin telepildi vahendusel ka meie nii-öelda vahetusmängijaid, aga siin nüüd seesama Krasumovitš päris hea läbisööduga sinna otsis nüüd Kalad, pikk pall sinna, Žaninova, Salei hästi säilitab palli, aga näeme väga aktiivselt on ikkagi need Bosnial on nad seal kohe kontaktis ja siin hästi Männiste viis selle palli ja siin nüüd väga raskesse olukorda jäi sinna. Jah, kas seal nagu veahõngu ei olnud või tõesti siis pandi ise niimoodi sealt Rosen ka kontrollitud kaose kontekstis selle palli justkui siin hästi Räämet seda palli ründas ja nüüd teisele äärde võiks palli viia, aga ei näinud Lillemäed seal ka esialgu Männiste. Jah, oli seal nii ja kas jõuab siia, aga saame selle palli nüüd omale, eks on näha, et siin mingitel mängitel kindlasti natukene seda laktaati seal jalgades on ja lihtne on öelda, et siin muru peal 90 minutit joosta on lust ja lillepidu, aga kindlasti mitte, et näha on jah, et nüüd need raskemad minutid tulnud on ikkagi meie jaoks. Nii jah, sealt tuleb ka juhiseid, aga näeme, kes seal nüüd see on Kala vahetuses sekkunud Kala ja Kala on mängija, kes niisama naljalt pikali ei istu. Ja ütleme, et see pilt hetkel ja ütleme jah, nüüd näidatakse meile Bosnia vahetusmängijaid selle peale, et neid me vast sisse tuua ei saa. Loodetavasti nüüd natukene ei märkamatuks, et kus ja mis seal Anne-Gretil täpselt juhtus või kuhu ta pihta sai, aga siin Eesti koondise, vähemalt salli järgi ütleks, et on tegu Eesti koondise
fännidega. Ma ütleks ka, jah. Tundub, et väga hoogsalt mängu arutamas olid. Et kindlasti sealt tribüünilt on see vaatepilt hea ja näed täpselt ära, kus need õiged tsoonid on. Nii, aga jah, hetkel oleme siis ise arvulises vähemuses. Eks seal meditsiiniline personal annab ka endast parima selleks, et kas siis Anne-Gret Kala saab mängu jätkata või tuleb ka see otsus, et on vaja vahetust teha, aga siit väga hea pööre ema poolt. Ja super ja kes siit jah, vilistati ka viga meie kasuks, et jah, tagant nagu jalgadesse pani pärast seda, kui tegelikult ise oli postimängija selle palli ära löönud, et see osa jäi telepildist välja, et kas see nüüd kaarti ka näidati või mitte. Ei, see ei tundunud küll nagu kaardi koht, aga sest tõenäoliselt ema sellele pallile ise vist enam järgi poleks jõudnud. Ja siin hästi Žaninova, seal tegelikult oli justkui see mõte sinna liini taha, sest koridorist sööt oli nagu õige, aga nüüd siin ja nüüd väga hea pall läks sinna vasakusse äärde ja nüüd lõppes hästi see olukord meie jaoks, jah. Jah, vahetusest sekkunud Andrea Grebenar näitas ka, et on ka tema jalgades kiirust, nii et aga jah, meie poolt vaadatuna lõppes see olukord soodsalt ja näeme nüüd siis tuleb Palts ja Rannasto tulevad mängust lahkuvad siis number 11 ja number 7 vastavalt siis Karola Purgats ja Anette Salei. Telepildis ka. Ütleme mõlemad, nii Rannasto kui ka Palts samamoodi väga kvaliteetsed mängijad on ja ma tahaks öelda, et kõik Eesti koosseisus olevad mängijad on. Loomulikult. Et jah, loodame, et nad suudavad seda särtsu tuua nüüd siia mängu natukene juurde, et arusaadav, et nendel mängijatel, kes siin juba 79, peaaegu 80 minutit juba rassinud on, et neil kindlasti raske on, et nüüd oleks vaja sellist väikest sütikut. Just, kas mitte Palts eelmine aasta oma väravaga ei võitnud Annikat. Absoluutselt, jah. No, miks mitte siis ka siin täna üks Annika vääriline ja hästi Žaninova saab siit selle palli kätte. Ja siit natuke, ma ei tea, ebaõnnestunud see olukord siis nii-öelda selle lõpplahenduse sai, aga tõesti Žaninova väga hästi seal selle. Ja hästi Žaninova võitis palli ja õigesti ka otsis Kirpule seda söötu, aga natukene pikaks läks, et jah, veidi ebaõnne tõesti. Et siis sama Melisa Hasanbegović. Päris hea palli paneb sinna vasakule äärde, aga seal Mari-Liis Lillemäe ees on, nüüd töötame tagasi ja Mari-Liis uuesti, see oli aktsioonis, aga ikkagi jääb see pall nüüd seal Osnjalannadele, kes nüüd saame väravast alustada. Ja hästi jälle Žaninova. See oli Kirpu, kes sealt vastu tuli. See oli hea. Hästi minu viga. Pole hullu, Žaninova oli seal samas lähedal kohe, et. Kiidame mõlemat. Natukene Kirpu jooksis otsa, aga jällegi väga hästi võitles. Palts, kas sai ka esimesed puuted ja on nüüd siin kuidagi ei saa
Ja nüüd tuleb hoida seda tempot ja seda survet peal, et natukene sundida ka Bosniat kaitsetööd tegema. Tuleb. Ja siin nüüd Rasen aktsioonis päris hästi sai Paltsiga selle söödu. Ja näha on, et sellisel varakevadisel muruväljakul sa pead palju tegelema ka sellega, et see pall üldse kontrolli alla saada, et ei ole nii, et sööt läheb võib-olla ilusti jalalt jalale. Ja just nägime siin telepildis ka Kristina Teerni. Kas ta tuleb täna väljakule ei tule, eks me seda siis nii-öelda lähiminutid näitavad ära. Ja tahame seda palli sinna teise äärde viia. Južaninova tõesti on hästi sekkunud vahetusest mängu, aga kes siin nüüd omavahelise kommunikatsiooni kitsaskoha tõttu selle palli keskväljakul ära kaotame. Nii, nüüd Emma, eks tal seal ühtegi naiskonnakaaslast ei ole ja ei olegi kuhugi minna ja palli kaotus on tõsiasi ja nüüd on siin hea sööt jälle sinna vasakusse. Aga saame siit sulu seisu kätte, aga jah, ütleme, et selles mõttes ei anta väga palju aega siin palliga olla ja otsuseid vastu võtta, et jah, aga selle olukorra ma ei teagi, lõpetuseks võib-olla ütlen ka, et Emma hästi nagu säilitas palli, üritas otsida ettepoole, aga kui seda võimalust ei teki, siis on hästi oluline tegelikult see palli säilitamine, et kas või leia see sööt siis tagasi kuhugi, et jah, okei, seekord rünnakule ei saa, aga vähemalt pall jääb meie kätte. Õige märkus. Et eks see palli säilitamine on siin võtmetähtsusega. Nii, ja näeme veel vahetusi ja saame siis siin praktiseerida keeleoskust. Emina Ekic välja, Selma Kapitanovitš sisse ja teine vahetus mis ka tehakse. Siin näidatakse varasemat infot. Kas jah, Maria Aleksik välja ja Minela Kasanagika. Loodetavasti nüüd keegi ei pahanda. Ei usu. Jah, aga tema mängu sekkus, nii et 85 mänguminutit on mängitud. Kindlasti tuleb siia ka veel lisaminuteid, sest vahetusi on olnud üksjagu. Need on hästi tuli see nüüd äärevahetus ja nüüd Rosenil on ruumi tõusta. Räämet, Valts käivad innukalt peale, aga Anne-Gret Kala hästi ja siin Paltsiga kombineerimas ja nüüd Južaninova ja hästi veab siit palli, kas saab väga targalt mängitud ka sinna ja saame nurgalöögi, saame siit küll kätte nüüd ja see on see koht, kus me nüüd lööme selle palli sinna bosnialannade värava võrku, nii et oli seal Bosnia treenerite pink oli ka juba mures, nii et männiste poolt hea pall kasti ja Räämet võiksid teha duubli. Ja lähekski Räämeti peale see pall või oli see Južaninova, teagi, päike on päris ere siin. Ja uuesti tuleb pall sinna seal. Nii, nüüd selle palli peame seal võitma, ei saa siit neid jooksma lasta, aga see on selline, okei, nüüd
nüüd on hästi, nüüd on pall meil ja saame uuesti siin rünnaku üles võtta Kala. Natukene julgelt hakkas Kala siin tegema. Ja seal nüüd on vaja vastu astuda sealt ja see oli ei taha veel öelda, et kas see oli nende mängu otsustanud värav, aga ega ta meie poolt vaadates nüüd midagi kergemaks kindlasti ei tee. Jääks sellisest väga ja seal käpal oli raske seal midagi teha ka, et tugev löök sinna ristnurga poole minemas oli, nii et lihtsalt on natukene kahju. Olime ju oma võimalusi ja asju siin juba natukene otsimas ja leidmas ja kindlasti oleks need viimased minutid olnud ka Bosnia poole pealt vähe närvilisemad, aga nüüd jah, siis teie eest telepildis oli ka vahetuses sekkunud ja värava löönud Andrea Grebenar, nii et jah, eks nüüd natukene keeruline see olukord tänast on meie jaoks, et võib-olla Bosnia tõmbab nüüd natukene tagasi, aga jah, 2 väravat siit lüüa nende minutite jooksul, võimatu kindlasti ei ole, aga tundub keeruline. Nii, siin on nüüd vaja võtta nii-öelda vastu see olukord ja mingis mõttes hästi võtsime, nii et jah, aga ei rauge see laviin ja nüüd vähemalt saame selle palli oma valdusesse, näeme siin vahetusest esimesel poolel juba vahetuses sekkunud Lana Radulovitši. Jah, nüüd natukene jah, vaevalt, et see kombinatsioon nüüd kuidagi kuskil mänguplaanis oli kokku lepitud, et aga natukene õnnetult teine siin meil praegu silma on lahti rullus. Ja pusib hästi, ei ole sealt nii-öelda midagi öelda, aga on meil sinna ette nüüd ka hea pall tegelikult Käpa poolt ja siit nüüd jah, Kirpu siin võidu jooksis nüüd vastaste kaitsega. Jah, nüüd visati ja kust see pall nüüd tuli, tahaks teada küll, jah, et see oli, kes on siis neile kohalikele pallilastele antud juhised, et nii-öelda Eesti 4 minutit vaid, et Eesti nii-öelda siis kiiret auti takistada sellega, et lisapall väljakule visata, vaevalt mitte, aga 4 minutit Južaninova siit tõusmas on, ega meil selles mõttes siin nii-öelda kaotada või tagasi hoida enam ei ole nagu midagi, et ei, muidugi. Aga siin peab nüüd vaatama, palju kellelgi jalgades seda värskust või jõudu veel on, et ja samamoodi ka peades muidugi, mitte ainult jalgades. Jah, natuke lihtsalt praaki ka selles osas, et oleme audiga vastase väljaku poolel ja siis ei suuda seda säilitada, aga siin hästi nüüd Männiste 2 korda sai läbi, 3. kord pandi tee kinni, aga nüüd Kala, Kirpu, nüüd Žaninova mängib targalt ja intelligentselt ja rahulikult. See rahulikkus on võib-olla üks märksõna, mis ma siit ise ütlen, et mulle väga sümpatiseerib tema esituse puhul. Ja ta ilmselgelt tunneb ennast palliga mugavalt ja tehniliselt on ta piisavalt võimekas, et ei hakka rapsima mingites olukordades, et seda on väga hea vaadata.
nii, kas saame siit, saame, aga ei lähe see löök sinna väravraamidesse. Jah, Emma Treibergil oli see võimalus ja nii nagu jalgpallielu on näidanud, siis alati lisaminutitel see üks, kas just 100%, aga üks suur võimalus alati tekib ja see võis olla siin meie see suur võimalus, mis jah, kahjuks väravaks ei realiseerunud. Ja Mari-Liis Lillemäe hästi võidab selle teise palli nüüd küll kaotame ja hästi mängiti siin äärel see ruum vabaks, aga seal jah, Käpale selline heas mõttes lihtne rutiinne püüdmine ja kohe pika palliga. Keeruline pall muidugi ka nüüd, mida kas omaks võtta või edasi pikendada. Jah, aga eks seal need ongi teise palli võitmise moment on ka oluline. Nii, Räämetil nüüd võimalus viib. Jah, nüüd Emma võib-olla tuli natukene liiga alla vastu ka, et kui tema peab olema see kõige ülemine või keegi neist, siis ma saan aru, miks ta seda teeb, sest et ta väga seda palli tahab, aga tihtipeale see võtab võimaluse kiiresti ette mängida ära. Jah, siin oli nagu näha küll seda olukorda, kus see vähemalt konkreetne pallipoiss küll väga kiiresti seda palli meile nii-öelda anda ei tahtnud, aga saame siit nurgalöögi ja Männiste läheb seda meie poolt andma ja näeme, et seesama pallipoiss seal natukene siis nii-öelda trikitab või mängib meie naiskonna emotsioonidega ka. Nii, Janina nüüd jalgvaba ja löök ka. Tegelikult okei lahendus. Hea koht oli küll jah, et miks mitte, kui sul jalg seal vaba on ja tee väravani ei ole kaugel ka. Nii, 3-1 seisuga tänane kohtumine lõpeb. Võõrustajad Bosnia-Hertsegoviina selle võidu võtab ja 3 punkti tabelisse kirjutab. Jah, olid nad siis natukene parem naiskond, aga ei ütle, et me ei oleks võinud siit ise seda võitu võtta või vähemalt nii-öelda punktigi näpistada, et esimese poole lõpu see siuke omamoodi värav, mis neil seal bosnialannadel tuli ja teisel poolel ka, ega see värav sai ju alguse meie enda nii-öelda pallikaotuse momendist ja siis nii-öelda kaitsesse ümberlülitumine oligi nii-öelda kohe olime seal surve all ja loomulikult ega me ei võta vastastelt midagi ära, kliiniliselt lahendati ka need olukorrad, mis neil oli ja siin Käpa ka tegelikult nii mõnegi tõrjega meid ikkagi ka pinnal hoidis, nii et täna nii. Jah, ega nagu me kohtumise alguses rääkisime ka, et ega see Bosnia on paberi peal tõenäoliselt siin alagrupi favoriit ka, et ütleme nii, et midagi võimatut siin ei ole, et hea õnne korral ja meil ongi vaja esiteks head õnne ja meil peavad asjad 100% või selle lähedaselt õnnestuma, et me saaksid võib-olla võidu kätte, aga jällegi, see ei ole võimatu. Näeme siin neid momente ka, kus löödi väravaid ja kus võib-olla mõni otsus jäeti vilistamata, natuke ikka hinge mul see kriibib. Aga jah, siit siis teisel katsel selle penalti kätte saime. Järgmine mäng on meil siis nende kaugemate lõunanaabrite leedulannade vastu ja toimub see siis
käesoleva nädala laupäeval, 7. märtsil ka võõrsil mänguga tegu on, nii et seal kindlasti soovime võiduarvet avada, nii et meie poolt täna aitäh kuulamast, aitäh vaatamast ja kaasa elamast ning jääme siis peatsete kohtumisteni järgmistes ülekannetes. Aitäh ja järgmiste kordadeni!